Flora esindusmeeskonna kapten Gert Kams, Paide mäng, kuradi raske ja keeruline mäng, aga võidupunktid on meie. Jaa, raske ja võitluslik mäng, aga ma arvan, et selliseid mänge hooajal tuleb ja need mängud tuleb enda kasuks kaalutada ja täna suutsime seda ja ma arvan, et tuleb rahul olla. Mõningasest mängupildi rabedusest hoolimata mehed olid üsna rahumeelsed ja rahulikud, enesekindlad, sisimas teati, et tuleb seista ja teha, mis vaja. Jaa, siin mängus oli tähtis see, et tuleb säilitada külma pead, et momente me loome ja momente meile tuleb, et need on vaja ära kasutada. 2 momenti, üks vist oli oma väravaga, teine nagu Albert oli ilusti värava eest ära ja ütleme nii, et tegelikult esimene poolek meil oli väga palju selliseid kontrarünnakud, mis olid väga ohtlikud ja ka standardites olime päris ohtlikud, et lõpuks lõime need väravad ära ja ma arvan, et see ongi kõige tähtsam. Taga 0 ja 3 punkti. Jalgpallisõbra jaoks ei ole kindlasti ka vähem oluline see, et Paidest on saamas meeskond, keda ei peagi igaüks võitma. Ei, Paide on väga sümpaatne meeskond ja nad on juba aastaid tegelikult mänginud väga sümpaatset jalgpalli, et nendega ei ole kunagi lihtne, et nad võitlevad hingestatult ja neil on oma idee, kuidas nad mängivad ja nad viivad seda väga hästi ellu, et nagu ka täna näha meile midagi lihtsalt ei antud, et kõik tuli 100 ja 110% välja võidelda, et au Paidele. Täna oli meeldivalt palju publikut tribüünil. Teisipäeval 10. mail kell 8 on meil siin linnaderbi. Gert, sinu sõna. Ja just andsin Postimehele ka intervjuu, ütlesin, et väga meeldiv oli täna see, et üle 400 inimese staadionil. Ilus ilm, loodame, et teisipäev on samasugune ilus ilm ja on 3 korda sama palju rahvast, et siin on mida vaadata, et kindlasti tuleb väga selline emotsionaalne ja võitluslik mäng, et fännidele ja publikule kindlasti väga huvitav, et tuli kõik staadionile ja saate näha väga head jalgpalli ja väga head sellist võitlust. Jõudu, Gert! Aitäh! Norbert, Paide on 2-0 seljatatud, aga seljavõidust oli asi kaugel, sest väga raske kohtumisega oli tegemist. Ja ma arvan, et see oli üks ühtepidi huvitavaid mänge, ma arvan, see aasta meie jaoks, et see mäng nõudis nagu jõulist mängu ja no uskusime seda, et meil on täna mängijad piisavalt tugevad, et üks on see, et me suudame nagu tööd 9 minutit, teine on see, et me suudame kontaktis tugevad olla ja see oli meie jaoks nagu väga hea näha, et kuidas me selle võitlusega toime tuleme ja võtsime selle väljakut selgelt vastu, et mängisime jõuliselt vastu ja surusime vastast piisavalt, et suurestasime piisavalt, et ühel hetkel nad eksid oma väravaga ja teisel hetkel lõime standardist, nii et väga tugev mäng oli, jah. Aga seda oli ka eeldades, seda näitas ka mäng Paides, nii et seda me nagu teadsime. Sama asja ütlesid ka selle sama mängu eelvaates, liigatase on tõusnud. Paide on üks neist, kes on teinud hüppelise tõusu. Mida Paide teeb teistmoodi ja mida meie olime täna sunnitud teistmoodi tegema, ütleme näiteks eelmise hooaja Paidega võrreldes? Praegu ühtepidi on võib-olla raske hinnata, sest mõlemad mängud on olnud hetkel sellised, kus üks tegur on olnud see, et see väljak on sundinud mängima sellist pikend palli, sest et pall väga tõsiselt hüppab nagu ja lihtsalt tuleb valida nagu õiged vahendid, et selles osas ma arvan, et Paide nagu muidu suuresti ei tee nagu teistmoodi, nad on agressiivsemad kindlasti, mängivad selgelt oma trumpide peale, et pikk pall ette teine pall nagu, aga muus osas, et siin tegelikult ruumi on ja selle väljaku peal nagu ütleme, oli piisavalt ruumi, et välja mängida, aga oli näha, kuidas see palli kontrollimine ja kombinatsioonid nagu ei toiminud nii, nagu oleks võib-olla soovinud mängijad ja tuli vahetada nagu taktikat, nii et ütleme, raske oleks näha või öelda praegu, mis oleks teistes tingimustes Paide. Selgelt nad pressivad täna agressiivsemalt ja suudavad ka teha seda kestamalt, nii et selles osas on selgelt nagu muutust näha. 2-0 võit annab meile tabelisse 3 lisapunkti tulemusega, skoori mõttes oled sa tõenäoliselt rahul, aga kokkuvõtvalt olid sa rahul ka tegelikult sellega, mida sa platsi peal nägid 90 minuti jooksul? No loomulikult oli neid hetki, kus me võib-olla eeldasime natukene võib-olla, et me suudame paremini alt üles ehitada, aga seda mäng näitas kiiresti, et ei ole tegelikult vajadust ja me pidime päris korraga selgeks tegema mängijatele, et viia see pall kiiremini ette, aga kõik see, mis me lõpuks mängijatele kokku leppisime, mis me muutsime, seda mängijad tegid ilusti viisid ellu, et loomulikult see oli näha, milline see mäng on, see oli selgelt võitluse peale ja kui ma ütleks, mida mängijad täna pidid tegema, siis pididki olema duellis tugevad ja pidid nagu suruma ennast lihtsalt peale ja me nägime seda emotsiooni, me nägime seda tahet ja selgelt täna tahtsime, võib öelda, et tahtsime rohkem. Mait Toomi kohta on küsitud palju, juba siia intervjuud andma tulles pidasid ajakirjanikud sind varrukast kinni. Mis seisus Mait on?
Raske on hinnata, tal on põletik jalas sees, mis on loomulik, põletikud ikka tekivad vigastustega, aga et kuidas ta ära läheb või kuidas see jalg toimib, et on raske prognoosida, et mingis mõttes struktuurid on terved ühtepidi, aga seda me praegu täpselt ei tea, et võib-olla järgmine nädal juba terve võib ka jälle pikeneda, et hetkel raske ennustada.